Tere, lugupeetud õpetajad! Täna me võtame ette päris tõsise teema ja selle teema nagu suur pealkiri võiks olla lihtsas keeles öeldes, kes on õpetaja, kes ma olen õpetajana ja psühholoogilises mõttes on selle pealkiri õpetaja rolli mõtestamine. Me võime tegelikult praktilise psühholoogia seisukoha pealt öelda, et see on peatükk number 1, sest kui õpetajaks õppiv noor inimene või juba õpetajana töötav, ükskõik siis kui kaua aega töötanud inimene, ei oska vastata küsimusele, kes ma olen õpetajana, mis rollis ma olen, mismoodi ma näen õpetaja elukutse ja oma rolli sisu, millisena ma näen oma rolli jaoks nagu mõtestatud käitumismustrit ja neid erinevaid tegutsemismudelit ja käitumise erinevaid viise. Kui ma sellele küsimusele vastata ei oska, siis me võime tegelikult öelda, et esimene etapp psühholoogilises mõttes õpetaja elukutse omaks võtmisel või õpetaja elukutsega nagu kohanemisel on läbimata. Ja selle tõttu võiks öelda, et need küsimused, mis jälle avalikkuses aina ja aina üles tulevad, et kes siis täpselt õpetaja on, et kas ta on ikkagi maasool, kes on nüüd siis ära unustatud ja ei ole seda maasoola niisugust õpetaja sisu märgatud ja kuidas ei ole ühiskond ja avalikkus seda mõistnud. Ja siis teine nagu teema, mis jälle ajakirjanduses ja avalikkuses, aga eriti õpetajate omavahelistes portaalides jutuks tuleb, et on toimunud mingisugune totaalne niisugune õpetaja autoriteedi allakiskumine ühiskonna poolt just sellest ajast alates, kui meil hakati rääkima kliendi teenindamisest ja see sai selliseks keskseks sõnaks tarbimisühiskonnas. Et õpetajast on saanud ka kliendi teenindaja hoopis ja pole õpetajal ei ole autoriteeti ega ei ole võimu ega ei ole nagu keegi ei kuuletu ja et see on õpetaja nagu elukutse allakäik. Teine variant, kui me hakkame psühholoogiliselt seda vaatama, seda niisugust õpetaja elukutse sisu, siis seda võib nimetada ka võimu küsimuseks. Sellepärast, et võimu küsimus selles mõttes, et millises positsioonis, kas siis millises hierarhilises positsioonis õpetaja asub klassis või klassijuhatajana näiteks. Ja selle tõttu võib öelda, et ikka paljud õpetajad võivad ennast kahjuks ka mõtestada, kui nad ei ole enda rolli sisu läbi mõelnud, ennast sellise teatud mõttes bossina või juhina või pikana, kes ütleb, kuidas tuleb teha. Ja lõpuks siis võib-olla mõni õpetaja nüüd mõtleb, et mis ma räägin sellist udujuttu, et väga selge on ju, et on olemas õpetaja kutsestandardid ja on olemas kõik, mis seal on kirjas ja õpetaja rolli kohta on seal ka öeldud ühte koma teist. Aga võtame sammhaaval ette ja hakkame täna siis seda küsimust nagu arutama just psühholoogilise poole pealt, et alustame siis sellest, et maasoola teemast, siis klienditeenindajate teemast, siis järgmine kord või läheme edasi siis küsimusele, et milline õpetaja võim ja kas ta on boss või juht ja lõpuks ka või on ta äkki hoopis professionaal, et kõik need eelnevad nii-öelda avalikkuses üles tõstetud teemad viivad nagu hoopis mõtte täiesti kaugele ja ajavad need inimesed segadusse, nii lapsevanemad kui eelkõige õpetajad, kes võib-olla ei ole psühholoogilises mõttes oma rolli sisu ja rolli käitumist ja ütleme rolli ootusi ja rolli konflikti ja rolli vastasrolli poolseid niisugust ootust temale ja nii edasi, ei ole seda kõike enda jaoks lahti mõtestanud. Aga ma pikemalt sellest nüüd ei räägiks sellest rolli teemast ja see on kohe päris täiesti alguses minu käsiraamatus lehekülg 10, et siit võib ise lugeda seda lihtsat arusaama, mida siis nüüd praktilise psühholoogia poole pealt iga õpetaja võiks enda jaoks läbi mõtestada. Aga tuleme täna eelkõige selle niisuguse keskse minu
lugemise ja vaate järgi nagu keskse teema juurde, millest ikka ja jälle räägitakse ja ka minu eelmise videoloengu puhul olid mitmed kommentaarid täpselt sama küsimusega seoses, et mis on nüüd nagu õpetaja sellise käitumise tekitanud või teinud problemaatiliseks, et see on selline ühiskondlik arusaamine õpetajast kui klienditeenindajast ja see on kaduma läinud kõik see niisugune arusaamine õpetajast kui maasoolast ja erilisest niisugusest suurepärasest, väga tähtsast elukutsest, milles ma kõige vähemalgi määral ei kahtle. Et see on nagu kaduma läinud tänu meie tarbijaühiskonnale. Ma olen seda ennegi öelnud ja ütlen ka praegu selle jutu nagu alguse põhipostulaadina, et mina olen selle arvamusega, et kõigepealt õpetaja ise, olles enda jaoks mõtestanud oma rolli sisu, mõtestanud, kes ma olen ja mida ma siin maailmas teen, mida mina oma elukutses teen ja mis minu elukutse sisu on. Et see on number 1. Ja teiseks on siis see, et kuidas nüüd õpetajad oma kollektiivis, oma koolis või siis näiteks mingisuguses aineühingus või aineliidus võtavad ja hakkavad rääkima sellest, milline on õpetaja, milline kaasaegne õpetaja, milline õpetaja olema peaks või olla võiks ja lõpetavad tegelikult sellise nii-öelda enda maha tegemise, mis minu jaoks on eelkõige just selle õpetaja rolli loengute kõige suurem eesmärk, et me mõtestaksime enda jaoks niiviisi oma tegevuse, et me ei esitaks ennast avalikkusele, kuhu jäävad või kuuluvad ju ka meie õpilased ja meie õpilaste lapsevanemad ja rääkimata siis kõik need, kes vaatavad kooli poole nagu kui tuleviku Eesti inimeste nii-öelda ettevalmistusasutuse poole, mis on väga oluline riikliku tähtsusega valdkond, õpetajad, koolid, haridus. Ja et siis sellisel juhul et õpetajad ise ei tõmbaks oma niisuguse kaeblemisega või ohvrirollis olemisega oma elukutsele nagu nii-öelda vee peale. Ja ma pean ütlema, et väga paljudel juhtudel ma siiski olen ka kokku puutunud mitte ainult oma töös, aga eelkõige just kirjalikes artiklites või sellise teatud mõttes arusaamatusega, et kuidas on ikkagi tekkinud selline maasoola nii-öelda positsioonilt üleminek nüüd olukorda, kus äkki pead nii-öelda kliente hakkama teenindama. Ja ma tahaks natuke mõlemast niisugusest nii-öelda vaatenurgast rääkida, et oleks aru saada, millest siis jutt on, kui on nendest 2 erinevast poolusest juttu. Et kõigepealt, mis on siis või kes on siis, mis on maasool või kes on see inimene, kes endas seda soolaainest kannab või mida see üldse nagu tähendab. Ja ma tahaksin väga rõhutada, et see maasoola metafoor või maasoola kujund, mida ju on palju aastaid kasutatud ja ka Eestis, eriti ju, kui räägitakse sellistest väga suurepärastest õpetajatest väikestes maakoolides, kelle najal võib-olla terve kool seisab üleval ja ei panda kinni ja see õpetaja on selline, tegeleb seal rahvatantsu ja koorilaulu ja kõige sellega, et siis kasutatakse väga tihti sõna maasool. Aga see ei ole nii, et maasool ei ole nagu algses ja kohe ma räägin sellest, algses mõttes olnud mingisugune nii-öelda esitantsija või esilaulja või dirigent või selline ka kange naine või kange mees, kelle koha peal olemise tõttu midagi siis kas ei suleta või kuidagimoodi nagu teised peavad temaga arvestama nii, et tema kanguse tõttu peab tegema teistsuguseid otsuseid. Et näiteks, et kui omavalitsus on otsustatud, et teatud koolides on nii vähe rahvast, et ei ole
neid lapsi on, laste haridus on selle tõttu nagu küsimärgi all, et siis võib-olla mõni kange kuju seal koolis või lapsevanemate hulgas on nüüd see maasool siis, kes ei lase seda kooli kinni panna. No ülekantud mõttes võib igasuguseid sõnu kasutada, aga ma tahaks teile väga meelde tuletada ja te saate kontrollida, kui te mind ei usu, et see mõiste maasool on pärit piiblist ja maasoola mõiste on seotud sellega eelkõige, mis on seotud soolaainega ja millega sool on, miks sool on üldse nagu siis vajalik maailmas. Ja no kui me mõtleme järele, miks on ka toidus vaja, tänapäeval muidugi tõenäoliselt ei ole see tõesti, ei jõua nagu kohale, et ka mina näiteks ei kasuta üldse soola, mul peaaegu polegi vist väike tuts Himaalaja soola on kodus, aga tavapäraselt ma ühelegi toidule soola ei pane, aga mul ei ole ka kartust, et see, millega ma nüüd siis tegelen või söön või et see läheks roiskuma. Ja soola algne mõte ongi roiskumise küsimus, nagu piiblis öeldakse, et teie olete maasool, kristlased, kõlbelised inimesed, pühadusi omavad inimesed. Ja kui nüüd see maasool läheb nagu halvaks roiskuma, millega on võimalik teda siis asendada? See on maasoola algne mõte. See tähendab seda, et õpetaja kui maasool on kõlbeline inimene. Ta on eeskujuks, tal on olemas omad pühadused. Tal on selline soolatoime, et seal, millega ta tegeleb, see koolis õpilaste õpetamine või kui ta tõesti on maasoolane seal kuskil kultuurimajas, siis ta ei tee seal suvalisi pidusid, striptiise ja muid selliseid asju, mida jah, tänapäeva maailmas võib öelda, et kõik on lubatud. Aga maasool, kui ta on õpetajana mõtestab seda maailma, siis ta on võimeline analüüsima, mis on tänases maailmas sellised mõjutegurid, et mis viivad inimesi, eelkõige siis lapsi ja noori, viivad nagu elus kraavi, mis tekitavad arengus, laste ja noorte arengus selliseid nagu kõrvalekaldeid, mis tänu sellele maailma, ma kasutaks seda paralleel või seda sama väljendit selle roiskuva maailma elu, mida me igal päeval võime näha, kuulda sõnades räägitavat. Et selle roiskuva maailma elu sees oleks ikkagi inimesi, noori inimesi ka järgmistes põlvkondades, kus ei oleks seda tüüpi julmust, ülbust, siis ropendamist, seda suvalist käitumist, kus midagi ei ole püha. Ja ma tahaks öelda seda, et maasool on võimeline mõtestama ka niiviisi elu meie ümber, et see, mida ta väljendab oma sõnadega, oma mõtteavaldustega, ei ole selline pruun ollus ehk kakalaadne toode, kus on see suvalisus, kõike lubatavus, kõigi seedimine, kõigile nagu nii-öelda hea, okei, niisuguse hinnangu andmine on olemas. Maasool on võimeline eraldama kuritegelikku ja kahjustavat ja puhast üles ehitavat ja nii-öelda head mõju andvat, nii-öelda ükskõik mis valdkonnas, see on kellegi kõne, mingisugune ettevõtmine, maasool on võimeline seda analüüsima oma olemasolevate väärtuste, põhimõtete ja ellusuhtumise alusel. Aga kui me vaatame peeglisse, kui me kõik vaatame peeglisse, mina pean ennast samamoodi õpetajaks, siis meil on kindlasti väga palju seda, mida me peaksime pigem häbenema, et see ei ole kindlasti nagu maasoola laadne käitumine. Ma pean ütlema, et on keeruline
iseennast analüüsida. Ja sellepärast on äärmiselt hädavajalik, et keegi peegeldab meile, millised on meie probleemid ja julgeb meile ka öelda selliselt, et ei ole alandav, on lugupidav, on heatahtlik, on selles mõttes samamoodi maasoola käitumine, kes tahab, et meil oleks hästi. Ja selline peegeldus võib olla vahel nagu nii keeruline, aga samal ajal minu seisukohalt ja minu vaatenurgast on ta pigem olematu, kuna enamasti ei julge väga paljud nagu teist peegeldada, sest kõik on lubatud. Ka igasugused sõnad on lubatud ja igasugune näidend on lubatud, igasugune kõne on lubatud, igasugune kommentaar on lubatud ja kõik on nagu nii-öelda pruuniainest nii-öelda maitseainega ära maitsestatud ja ei ole kedagi, kes julgeks oma seisukohta avaldada. Ja kui mõned asjad ainult tuua välja, mida mina olen õpetajate puhul ka küsimärk tekkinud, et kui me räägime maasoolast, kas me ei peaks rääkima sellisel juhul ausast, mitte valetavast, mitte keerutavast, mitte selliseid lubadusi andvast, mida ei täideta õpetajast. Ja kui te nüüd mõtlete enda peale, kui te mõtlete oma õpetaja peale, kes teie lapse õpetaja on, või mõtlete oma koolijuhi peale, siis kas see on nii, nagu ma ütlesin? Ma pean ütlema, et näitena ma olen paar nädalat tagasi alles saanud väga suure šoki, sellepärast et väga nagu autoriteetne nii-öelda ja nii-öelda sellepärast, mida ma kohe edasi räägin, ja väga staažikas õpetaja, kellega meil oli individuaalne kokkulepe ühe tööga seoses. Ja kui me siis tulime ja koos rühmana mõtlesime, mis edasi saab, siis ta ütles lihtsalt otse näkku, et meil pole seda individuaalset kokkulepet üldse olnud, me pole sellest üldse rääkinudki. Ja siis ma mõtlesin, et kui on olemas õpetaja, kellel on võimalus niimoodi näkku valetada, siis mida kõike ta veel siis teiste õpilastega, et kui juba oma auväärsete kolleegidega on võimalik nii käituda. Teine väga nagu tavapärane ja minu jaoks ehmatav näide on see, et õpetaja ei pea kinni korrast. Kui te nüüd mõtlete sellest, kui paljud, kas te olete näinud mõnda õpetajat, kelle jaoks ei ole tund selles mõttes püha, et ta ei jõua tunni alguseks kohale. Ta on võimeline hilinema, ta on võimeline tunni sama telefoniga rääkima. Tal on võimeline panema lapsi tööle nii, et ta hakkab tegelema oma asjadega. Ja see niisugune käitumine, kus õpetaja ei pea kinni nendest reeglitest, mida ta õpilastele esitab. Ja kui ta näiteks ütleb õpilastele, et homseks parandab tööd ära, aga muidugi ta ei nädala lõpukski jõua neid töid ära parandada, aga samal ajal paneb ise kahe sisse, kui õpilane hommikuks kella 8 ei ole esitanud mingit tööd. Et seda tüüpi õpetaja, ma arvan, et keegi ei arva, et seda tüüpi õpetaja võiks olla maasool. Ja ma olen kunagi 3. näitena olnud ühel koolitusel, kus meil tuli väga suur nagu omavaheline niisugune diskussioon Facebooki teemal. Ja seal oli üks selline situatsioon, mida me omavahel püüdsime analüüsida ühe noore õpetajaga seoses. Tähendab, juhtumi kirjeldus oli, kus noor õpetaja oma niisugusel vabal ajal pidutses oma kuttidega seal ja siis ütleme siis niimoodi, et pildid olid niisugused, nagu tänapäeval öeldakse, et sa ei tea, mis on see only once või ma ei tea, mis see keskkond on, aga te kindlasti teate, kus Eesti tüdrukud ka leiavad võimaluse kõikvõimalikke pilte üles panna. Ja võt siis selle situatsiooni analüüsi puhul me hakkasime omavahel, läksime nagu vaidlema, et õpetajatega, et kas see on võimalik, et oma vabal ajal õpetaja riputab Facebooki üles avalikult pilte, kus ta on pool väljas ja purjus ja teatud kuttidega seal pidutseb
ja ise on samal ajal sõber, nii-öelda sõber oma õpilastega. Ja et kuidas sellise õpetaja elu mõista ja siis osa niisuguseid vastasvaidlejad ütlesid, et õpetajal on ka oma tööaeg ja õpetaja ei pea 24/7 kogu aeg olema korralik ja õpetaja võib ka mõnikord pidutseda ja nii edasi. Ja tõesti absoluutselt, ma olen täiesti nõus, et õpetaja ei pea olema 24/7 tundi igal ajal kättesaadav ja igale kõnele vastama ja kogu aeg olema nagu sellises vanaaegses vanema kostüümis ja nii edasi, eks ole. Aga õpetaja elukutse kahjuks või õnneks on siiski selline, hoolimata kõigest, et me ei suuda olla enam niisugused maasoolad, aga õpetaja elukutse on selline, mis paratamatult psühholoogiliselt on eeskujuks. Ja see, kui õpetaja, kes järgmisel päeval tuleb kooli ja oma õpilastega hakkab suhtlema, on eelmisel õhtul postitanud seda tüüpi pilte või keegi tema lehele on postitanud nii-öelda nilbeid fotosid, siis seda tüüpi õpetaja ei ole maasoola mõttest nii kaugel kui vähegi võimalik. Mitte, et ta ei võiks elada nii, nagu ta tahab, aga ta lihtsalt, tema olemus ei ole sellisel juhul puhas selles mõttes ja selles vajaduses, mida üks laps ja üks noor inimene oma arengus vajab. See, et me oleme jõudnud sinna, kus me räägime, et lapsed näevad kõike ja võivad tegeleda kõigega ja mitte miski ei ole lapsele keelatud. See on see roiskumise soolapuuduse ilming. See, et lasteaiast peale võib igasuguseid asju rääkida, teha täiskasvanud inimesed ja et meil ei ole midagi nagu niisugust, mis laste silmade ette ei peaks jõudma, siis see on otseselt selle meie maailma nagu roiskumise tulemus. Ja kui nüüd ei ole enam ühtegi inimest, kes on võimeline neid niisuguseid filme, raamatuid, etendusi analüüsima ja ütlema ja selgitama, mis värvi on see. Kas see on valge, kas see on must, kas see on värviline? Mis värvi on see mõju, mis sellest tuleb lapsele? Siis kui selliseid inimesi enam ei eksisteeri, kui eksisteeri koolis inimesi, kellel on midagi püha, siis sellisel juhul lihtsalt palun ei tasu võtta suhu sõna maasool. Ja siis sellisel juhul me võime öelda seda, et omaette küsimus tekib, et kes siis õpetaja on, kui ta on võimeline kõigega suvaliselt leppima. Igatahes klienditeenindaja ta siis ei ole. Sellepärast, et klienditeenindaja ei ole midagi vähem väärtuslikku elukutset kui kõik teised. Hea klienditeenindaja on meile igas valdkonnas hädavajalik ja austusväärne inimene. See, et klienditeenindajad saavad tihti peapesu sellepärast, et nende kas seal restorani köögis või mingisuguses ettevõtluse või ettevõtte toodangus on halvad nii-öelda näited ja tema peab kahjuks selle kõige vahendamisega tegelema või on tegemist ülbete ülemustega ja tema saab siis selle vahepealse nii-öelda peapesu endale. See on lihtsalt klienditeenindajal, nagu öeldakse, raha sees ja hea klienditeenindaja kannatab selle välja. Aga muidugi me oleme ju ka vanemad inimesed ju näinud, kui keeruline võib olla klienditeenindaja, kui letid on tühjad nõukogude ajal, ei ole midagi osta, aga klienditeenindaja peab naeratama hoolimata sellest. Õpetaja pole sellises positsioonis. Õpetaja minu jaoks häbiväärne niisugune suhtumine ja suhtumisi ilmsiks toomine on, kui ta räägib endast kui klienditeenindajast. See on ülbe ja õpilaste suhtes, see on ülbe lapsevanemate suhtes, sellepärast et õpetaja ei ole kuidagimoodi nagu kõrgemas positsioonis.
Või järgmisel korral me räägime, et mida siis see kõrgem positsioon võiks tähendada. Kui õpetaja saab aru, et tema klassis õpilased on samasugused austusväärsed inimesed ja nendega peab ta tõepoolest selles mõttes rollikaitset omades, et ta ei võtaks seda kõike nagu südamesse isiklikult, kui murdeealised või lapsed ei saa hea käitumisega hakkama ja ta on võimeline olema nende suhtes heatahtlik, abivalmis, tähelepanelik, ise aktiivne, nägema varajase märkamisega, ise aktiivne, võtma ühendust, tahtejõuga selles mõttes, et õpetaja tahab aidata õpilast. Veel siis, mis on oskab lahendada probleeme. Tal on ka korralik ja eeskuju vääriv välimus. Ta arvestab, et tema elukutse, tema roll on selline, kus ei saa minna koledate riietega ja nii-öelda pesemata kampsuniga. Ta on aktiivne ja hea suhtleja. Ja tal on teadmised, kuidas selles olukorras käituda. Kuidas nagu nii-öelda jutumärkides oma kooli siseklienti, kelleks on siis oma kolleegid, kellega ta suhtleb, sest see on tööalane suhtlemine. Kelleks on tema õpilased, kellest ta lugu peab ja kellega ta suhtleb oma õpetaja rollis, oma õpetaja rolli kaitses. Ja need siis kõige esimene on abivalmidus, tähelepanelikkus, rõõmsameelsus, klienditeenindaja, kes austab oma neid inimesi, kellega ta koos on, keda ta töös nagu aitab, on rõõmsameelne, aktiivne, tähelepanelik. Ja ma lugesin teile praegu ette ühe nimekirja, mida ma leidsin lihtsalt, kui ma guugeldasin hea klienditeenindaja omadused. Siis mõtlesin, püha taevas, me räägime õpetaja puhul, nagu oleks tegemist mingisuguse erilise niisuguse halvakspanuga, kuhu õpetaja on kukkunud tänu tarbimisühiskonnale, et on klienditeenindaja, ta peab olema naeratav ja abivalmis isegi nende lapsevanematega, kes talle ei meeldi. Jah, peab. Ta peab suutma õpetada, aidata, suunata, olla usaldusväärne ja tähelepanelik nende õpilastega, kes temaga halvasti käituvad. No jah, peab, sest tema on õpetaja. Tema on täiskasvanud inimene. Ta on õppinud seda, kuidas moodi saada hakkama probleemsetega inimestega või kuidas saada hakkama nii nagu, ütleme, restoranis on virisejatega, kellele ei meeldi üks toit ega teine toit ja kes kogu aeg virisevad. Ja tema on selle restorani nii-öelda esindusnägu, kelle tõttu tulevad rõõmuga inimesed sinna tagasi, kui tema on rõõmsameelne, abivalmis, lohutab ka neid virisejaid ja aitab ja teab, kuidas käituda, et inimestel oleks seal hea olla. No mida veel peaks õpetaja siis teistmoodi tegema? Õpetaja lihtsalt on see nii-öelda toit ja see, mida ta edasi annab, hoopis teissugune. Ja vahel ma mõtlen, kui ma loen sellist sõna nagu vaimne eeskuju, siis ma mõtlen, et mida see vaimne eeskuju siis endast suust räägib ja kuidas ta käitub ja millised on ta teod. Et kas see on kuidagimoodi nüüd selle maasoola või hea klienditeenindaja valdkonnast lähtub. Aga see on juba teie hinnata. Teie hinnata, kas te vaatate ise peeglisse, vaatate ennast, vaatate oma kolleegi, vaatate Eesti hariduselu või vaatate Eesti poliitikuid, kes ka ju peaksid olema maasoola nagu esindajad. Aga ärgem rääkigem enam maasoolast kui lihtsalt nii-öelda tantsu ja tralli tegevast inimesest kusagil üksikus maakohas. Kui maasoola ei ole nagu selles piibellikus mõttes, selle soola mõttes, kelle olemasolu aitab meie riigis säilitada
eetilisi, moraalseid, kõlbelisi põhimõtteid ja kelle tõttu on olemas noortel lastel eeskuju, tõeline eeskuju, nii tegudes kui sõnades. Kui seda ei ole, siis ärgem rääkigem õpetaja rollist kui maasoola kandjast. Aga mina olen veendunud selles, et meie õpetajate hulgas on olemas tõelisi maasoola kandjaid ja on olemas ka neid suurepärase klienditeenindaja väga positiivses mõttes iseloomu ja käitumise omajaid ja teokstegijaid. Ja teid, kes te olete sellised, ma kogu südamest tänan ja ma julgustan teid, ma tahan teid toetada, et meie Eesti haridusmaailm ja meie Eesti elu tulevikus ei läheks roisku, sellepärast, et soola asemel on pruuni värviga toode. Kõike head teile ja olge väga hoitud. Ilusat varsti saabuvat kevadet ja olge terved.